Palju sa raamatuid loed? Loed sa tihti? Ja ma üritan ikka palju. Tõesti viimased aastad olen ka nii pulli pärast lugenud, et palju ma loen ja siis on umbes 60-70 raamatut. Enamik neist on küll selline populaarteaduslik ja natukene selline teadmiste raamatud, aga jah, üritan palju lugeda. Okei, aga sulle meeldib füüsiliselt lugeda või sul on luger või sa paned selle mingi Audible või mis iganes äppi mängima või mis sinu nagu endale kõige meeldib? Ma olen selline lugeja, et mul on vaja teksti, aga tänapäeval jah, eriti kui inimene ka reisib palju, siis lihtsalt luger on nii hea, et mulle meeldib ka mitu raamatut korraga lugeda. Siis on ju, ma ei saa ainult, lähed kuskile Brüsselisse ja siis sul on 5 suurt raamatut kotis, aga lugeri peal võib sul olla neid 50, nii et enamik on lugeri peal. Jah, sest mina ise ka tunnen, et näiteks kui minu jaoks on ikkagi nagu puhkuse sünonüüm, mul on paar korda aastas on sellised hetked, kus ma saan vaba aja ja nagu veidi on puhkuse sünonüüm, nagu luksuse sünonüüm on see, et sa saad võtta paberiraamatud. Päris. Ja vaadates muidugi raamatute hindu, ma ei kaeba, kallid kuulajad vaatajad, ma ei kaeba kuidagi selle üle, aga ütleme, vaadates raamatute hinde, siis sa võtad ilukirjandust, võtad muid ja siis sa nagu mitu päeva saad rahulikult lugeda. Tavaliselt see on kuskil seal jaanipäeva kandis, kus sa oled kuskil kaugel, sa asjad sind söövad, eks ju maal, või siis jõulude ajal, et see on ideaalne. Aga teinekord, kui on jah mingid muud hetke ja ma tunnistan näiteks trennis, ma kuulan ka, aga näiteks mingid väga faktitihedat või mõnusat teksti on ikkagi füüsiliselt vist parem. Kas see on ka kuidagi inimese mingi silmamäluga või tüübiga seotud? Tegelikult mina tunnen, et kõige tähtsam aspekt sellest on see, et kui sa loed nagu visuaalselt, siis sel hetkel, kui on mingi segane koht, sa saad automaatselt uuesti lugeda, pilgud tõsta, korraks mõelda, uuesti lugeda, aga mõtle audios nüüd, sa peaksid hakkama mingi seal rewindima midagi. Lased 30 sekki tagasi. Ja aga tegelikult enamik ei tee eriti, kui sa siis trenni teed samal hetkel, et sul on harjutus pooleli, sa hakka tegemast, siis ongi möödas tegelikult, sa mõtet ei tabanud. Nii et selles suhtes ma arvan, et mõtete leidmiseks ikkagi see visuaalne lugemine on parem. Aga kas inimtüüpe on ka, kas see on kuidagi inimtüübiga ka seotud, kumb sulle rohkem meeldib või on see lihtsalt nii, et ütleme, mina näiteks ma just ütlen, et mul eksamiteks näiteks oli vanasti nii, et kui ma õppida ei jõudnud, ma teadsin, et lühiajaline mälu päästis mind alati välja, et see suhteliselt korralik, eks tänaseni ilmselt töötab veel. Ütleme, proovime, et ma lasen mingi materjali läbi ja ütleme, et järgmised pool tundi, tund on see täitsa okei ja siis kohe, kui on tehtud, siis on läinud ka, eks. Jah, eks ta niimoodi on, et inimesed on natukene erinevad, aga tundub, et ta osati on see nagu erinevus tuleb ka sellest, et mis see inimese nagu see päevaplaan on, et tihtipeale tänapäeval see audioraamat ongi just nagu spordi juurde ja mingi sellise muu tegevuse juurde, et inimesed osati tunnevad, et lihtsalt see on see, kuidas sa raamatut saad tarbida, et sul ei ole lihtsalt muud aega, on ju. Pole aega, aga mina ise tunnen ja kindlasti soovitaksin ka kõikidel vaatajatel, kuulajatel ikkagi vahel ka see nagu päris nagu visuaalselt seda teha. Ma teen veidi sükse nagu, mitte öelda lolli nalja, aga rumal nalja, aga ma tean poliitikuid, kes vaatavad enda saateid, kuidas neil esinemine läks. Kas sa loed ka oma raamatuid hiljem ja mõtled, kui sa kirjutasid tarka juttu? Pool sellest on õige selles suhtes, et esiteks ma üritan kogu oma aja panna järgmise asja tootmisesse, tegemisse, mõtlemisse, aga vahel loed mingit asja, et kuidas ma sõnastasin, aga see teine aspekt ei ole õige, et ma nagu kunagi ei arva, et küll ma kirjutasin hästi või niimoodi, et ma olen selline vastik enese piitsutaja, et ma nagu alati, miks ma seda nii ei öelnud või seda oleks olnud hoopis paremini sõnastada veel. No ühesõnaga, miks ma seda küsin, on see, et sa oled kirjutanud ja me leppisime kokku, et me ütleme sina juba enne saate algust, et kuulaja huvides, et sa oled kirjutanud mitu raamatut ja üks on Ajuvabadus, mis on nüüd, vist on ilmselt värskem, ma eeldan. Ja, see on kõige uus. Ja mina nagu ütleme nii, et ma võtsin 2 vaba päeva, täiendavalt nädalavahetusel otsa, nii et kokku oli peaaegu 4 vaba päeva sellel aastal, ma olin väga rahul. See oli üks parimaid hetki. Ja lapsega käisime spaas ja perega ja siis läksime talle palli ostma ja siis läksime Pärnu mingisse kaubanduskeskusesse, ma arvan, et selle nimi võib olla Port Artur. Ja siis jalutasin raamatupoest läbi, lihtsalt vanast harjumusest, eks ju, mõtlesin, et okei, ma lähen siis ikka vaatan läbi, mis seal ikka müüakse ja nii edasi ja laps ka veidi juba, et kuule, lähme, mul on pall olemas. Ja tõepoolest me läksin palli ostma, eks. Ja siis inimene ikka teelt eksib ja siis vaatasin edetabelis oli esimese seal, ma ei tea, esimese 5 hulgas oli sinu raamat. Ja siis mõtlesin, et huvitav, et vaatan seda, sirvisin natukene
ja siis ütleme, et oli selline hetk, kus oli ülejäänud raamatuid oli mitu selle edetabelis, seda ainult üks ja siis ma ikkagi võtsin julguse kokku, võtsin edetabelis selle raamatu nüüd ära. Nüüd seda enam ei ole. Jah, seda enam ei ole Pärnus, nii et kallid Pärnu inimesed, andke andeks, kui seda ei ole seal. Aga ma müüjale ka ütlesin, et ta lubas uue panna. Aga ühesõnaga sellepärast, ütleme, ma teadsin ka varem sinu nagu toimetamistest, aga mind seda teksti lugedes ikkagi väga palju kõnetas, see on väga huvitav raamat. Ma ütleme, ei tee toote reklaami, see ei ole product placement, aga ma soovitan kindlasti seda lugeda ja me jõuame rääkida ka väga palju miks, eks ju. Et sellepärast ma küsingi jah, et kui palju sa ise loed, et mina seda lugesin ja ütlen ausalt, et nagu ma ütlesin, et umbes 5 raamatut 100 on sellised, mida on tõesti mõnus lugeda, millel on õige rütm, mis kõnetab, mis on täpselt paras, ei ole liiga raske, liiga kerge, lood on arusaadavad, naasevad jälle sinna, kuhu peavad. See on see, et selles mõttes täitsa kindlalt soovitan, et kunagi oli ühe DVD taha kirjutatud, mis määras minu ostueelistus oli kirjutatud, et see oli Tujuriku DVD, et Eeskle rikast osta see DVD ja ma ostsin selle. Et saame nüüd raamatut soovitada, eks. Aitäh. Ja, aga et kuulajatele ja vaatajatele ka ära tutvustada, siis Jaan Aru, kes on täna külas, on üks Eesti tuntumaid neuroteadlasi, teaduse populariseerijaid ja peamised uurimisteemad, kui ma nüüd ei eksi, eks ju, saad alati parandada, on teadvus, tähelepanu, loovus, ajutöö ja tehisintellekti mõju siis nüüd inimese mõtlemisele. Ja õppimine. Ja õppimisele. Ja ütleme nii, et sul on erinevaid palju selliseid tiitleid, ametikohti, Tartu Ülikoolis oled sa neuroteaduse tehisintellekti professor. Kaasprofessor, väike asi, ma ei ole päris kõva professor, see on väike professor. Ja siis ma näen, et sa oled ka Tartu Ülikoolis olnud ka kriminoloogia ja kognitiivse psühholoogia vanemteadur. Ka jälle väga huvitav valik. Ja siis oled sa palju erinevaid instituute läbi käinud, Max Plancki nimelise ajuuuringute instituudi ja nii edasi. Ja hulga erinevaid selliseid auhindu ja nüüd on käsil ka 2 sellist tehisintellekti tippkeskuses inimkesksete digilahenduste arendamise teadusprojekti. Nii et ütleme nii, et ülihuvitav. Kindlasti ma soovitan kõigil, kes tunnevad selle vastu huvi, kuidas ütleme teadus, aju, tähelepanu, mis on kasulik, mis ei ole, siis tutvuda Jaani töödega ja siis ütleme, et võib siit alustada sellest raamatust või sellest saatest, eks ju. Ja, aitäh. Ja, nii et see oli nagu tutvustusosa. Aga nüüd ma küsin nagu sellest, et hakkame sellest peale, et ütleme, mina ka peaministrina ja ma ei taha kuidagi poliitikasse minna selle podcasti mõte, et ma poliitikast liigselt ei räägi. Mina olen, ütleme, et vaadates kogu sellist nagu maailma arengut pigem vist nende hulgas, kes kuuluvad selliste tehnooptimistide hulka või ma ei tea, mis see parema termini puudumise. Ja ma ei mäleta, kas see oli sinu raamatus, et siin on isegi need inimesed, kes usuvad, et inimkond areneb edasi millekski enamaks kui füüsiline keha ja murelikkus. Mina sinna veel jõudnud pole, eks ju, võib-olla ei jõua ka. Ja ma tunnistan, et seda sinu raamatut lugedes hakkasime mõtlema veidi teistmoodi tehisintellekti peale, sest me ju kõik teame, eks ju, et see toode, mida meile pakutakse ja millest ei ole sõltuvuses ainult lapsed, vaid on ka suured. Me näeme ju kolleege, kes tegelikult nagu selleks, ütleme, ajurõõmuks, eks ju, või rahuldustunde saamiseks neid sellised riile või mis iganes need lühikesed videod on, scrollivad, eks ju, lasevad kogu aeg järjest, eks ju. Arusaamatu, et algoritm tegelikult pakub seda neile või vastupidi aru saades ja öeldes, et on väga rahul sellega, eks ju. Aga see, mis tehisintellektist vastu vaatab, on tegelikult ju masinad, millele me üritame omistada inimlikkust, eks ju. Ja see on nagu selles mõttes huvitav nagu selline nagu hetk, kus sa tabad ära, et ma pigem mõtlesin sellest kui abivahendist, et millest võib olla abi, aga tegemist on ju masinatega, kes tegelikult mingi algoritmi alusel sulle pakuvad lihtsalt seda, mida nad arvavad, et nad suudavad selle omaniku või selle mudeli huvides pakkuda, eks ju. See on päris oluline nagu selline karastav valgus tegelikult sellele, eks ju, et millega me siis töötame tehisintellekti näol, eks. Jah, ma olen täiesti nõus ja sellest sa kõlad juba nagu tehnorealist. Tehnooptimist on see, kes ütleb, et kõik on alati hästi ja läheb hästi ja pole need mured kaovad iseenesest, aga tehnorealist on mõttes see, kes ütlebki, et neid võib kasutada töövahenditeks, aga juba praegu, täpselt nagu sa sõnastasid, seal on probleemid, on see, et need algoritmid mõjutavad meid ja ka tehisaru vahendid, kui võtame tavaliselt ChatGPT lahti, see ei ole nii, et ta annab meile objektiivselt korrektseid vastuseid, eks, vaid et ta annabki vastuseid
mis üritavad meile meeldida ja see ei ole alati hea, nagu ma siin raamatus kirjeldan, meie mõistuse nõrkus on see, et me jääme väga kergesti mõtteaukudesse kinni ja kui siis see algoritm, see tehisaru seal neid meie mõtteauke võimendab, siis me oleme veel rohkem kinni ja me tahaksime sellist tehnoloogiat ja ka tehisaru, mis tegelikult alati meid toetab ja aitab meil ümber mõelda ja vigu märgata. Aga see ei ole see tehnoloogia, mis meil täna vaikimisi on. No ütleme, et hakkame kuskilt alguse poolt peale, et seal ütleme, ma olen seda ainult korra lugenud, aga ütleme nii, et küll ma jõuan veel vaadata, aga see, mida sa kirjeldad, eks, et ikkagi aja jooksul üritatakse läbi erinevate ajastute, kümnendite võtta lahti inimteadvust ja üritada aru saada, kuidas see mõte siis liigub ja seda nüüd siis matkida masinatega ka, eks ju, parema termini no, see on jah, see, mis tehisaru nagu on üritanud teha, jah. Ta ei ole päris seda saavutanud, aga mõnes mõttes me oleme sellises punktis, kus praegu, kui rääkida tehisaru uurijateks, ütled, et ega meil ei olegi vaja kõike seda lahti nuputada, mis inimajus töötab. See on mõnes mõttes õige, aga mulle tundub, et kohati põhjus on vale. Et kohati see, kui vaadata, mis need suured CEO-d ütlevad, siis see loogika on, et meil juba on see asi, mis tegelikult toob tohutult nii-öelda väärtust neile, mida tohutult inimesed kasutavad, mitte seetõttu, et nad on aru saanud, kuidas aju töötab, vaid nad on aru saanud, mis on inimeste nõrkused, kuidas seda toodet nagu rohkem kasutatakse. Eks? Jällegi, see on natukene mustvalge on ju selles suhtes, et tegelikult muidugi on ka inimesi ka Eestis palju, kes kasutavad väga mõistlikult ja õigesti, aga keskmine inimene ilmtingimata ei saa tehisarust siin ja praegu kasu, sest et ta on loodud kasutama ära just neid nii-öelda meie mõtlemise nõrkuseid. See on selles mõttes huvitav, et ma arvan, et vähemalt alguses need, kes mängivad nende tehisaru mudelitega väga palju ja selle peale jälle tõsisemad tehisaru entusiastid jälle heidavad seda pigem ette, ütlevad, et inimesed kasutavad seda nagu Google'ina, eks ju, Google'i asendajana, eks ju, et otsingu asendad sellega, kuna see suudab siis kiiremini läbi töödelda ja ütleme, ilmselt edasi jõudnud kasutajad juba on suutnud sinna siis, kas siis ütleme, kirjutada mingid oskused või skillid sisse näiteks Claude'i või kuskile mujale, mis siis ütleb, et tee seda sellisel viisil ja anna mulle sellisel viisil seda infot ja nii edasi, siis ta hakkab küsima. Aga see lõppkokkuvõttes on lihtsalt selle algoritmi nii-öelda sättimine endale peaaegu sobivas viisis, eks ju. Aga kui teda kasutad alguses nii-öelda teadmiste otsimisena või mängimisena, siis ta vist ei erine väga palju sellest nii-öelda tavalisest otsingumootorist esialgu. Siin ongi, see on väga hea võrdlus, sest et probleem on selles, et see tavapärane otsingumootor ei ürita nagu sulle meeldida ilmtingimata. Aga see on üks suur erinevus, mida iga kuulaja vaataja peaks teadma, et need tehisaru mudelid on tehtud nii, et nende vastused meile meeldiksid. See on osa nende treeningust ja kohati tundub, milles see probleem, et see on äge, et nad meile meeldivad, aga kujutame ette nüüd, et kaks inimest vaidlevad, perekonnas vaidlevad, on ju, partnerid omavahel. Ja nagu me teame, mõlemad on ju, oleme juba siin elanud omajagu, et tegelikult ongi nii, et nagu natukene on mõlemal õigus, aga kujutame nüüd tänapäevast olukorda ja osades peredes see nii käib. Üks läheb nüüd räägib tehisaruga, hakkab rääkima sellest, vaidlesin oma partneriga ja tema ütles nii, tehisaru nüüd toetab teda, ütleb ja sul on õigus, see teise inimene ta tõesti eksis ja ta on väga ebaviisakas sinu suhtes. Teine läheb räägib oma tehisaruga ja see tehisaru nüüd meeldib talle ja annab talle, siis mõlemate nii-öelda seisukoht võimendub. Mõlemad arvavad, et neil on õigus, nad tulevad tagasi, need on veel rohkem tülis. Aga sa põhimõtteliselt ju kirjeldadki, mul oli hoopis teistsugune ootus tehisarule tegelikult, ma tunnistan, eks, aga see, mis sa kirjeldad, on täitsa, ma arvan, adekvaatne, sest tehisarul on selline kleepuvuse omadus või kuidas seda nimetada. Puge, et on selline puge ja kleep. No ta kleepub sulle külge, eks ju, ja ütleme, ma näiteks mõtleks nii, et kui ma oleks vanem, eks ju, inimene ja veidi üksindus siin Põhjamaades teadupärast on üks kõige kõvem tapja, eks otse öeldes, eks inimestel vaimu ja hinge. Et kui ma oleks veidi üksik, siis mul oleks tegelikult nagu päris suurt rahuldust pakuks vestluspartner. Eks ta veidi tüütu on, eks ju, et ta nagu alati nõus on, eks ju, ja siis kui ta eksib, siis ta ütleb, tõepoolest tuli välja ja ta isegi nagu ei tunne piinlikkust ja ütleb, juhatab see edasi, eks ju. Aga see, mis sa kirjeldad, meenutab mulle väga seda sotsiaalmeedia kajakambreid, võtta mullikesiga, mis siiamaani on tegelikult need algoritmide baasil, sest
me kõik läheme ju erinevatesse mullidesse, eks ju, liberaal, konservatiiv, noh, mis iganes maailmavaatega või autoentusiast, eks ju, jalakäimise entusiast ja siis kõik lähevad eri mullidesse, seal muudkui võimendavad ja siis nad saavad kokku, need ei ole grammigi lähemale jõudnud. Aga kas ootus sellist, et noh, et ütleme, et tehisintellekti tulek kuidagi kogu maailma jälle sinna keskele nagu tsentrisse ja arvad, et see on asjad? Ei, no vähemalt praegu see läheb ainult hullemaks. Sest noh, see näide, mis sa tood vana inimesega, väga õige. Ja siin raamatus ma ka ju vist umbes sarnase näitega toon, et nagu kui on üksik vana inimene, siis tänasel päeval võib-olla oleks koer. Aga koeraga sul on väga raske rääkida filosoofiliste teemad üle. Äkki on tark vana inimene. Tahaks rääkida näiteks suurest paugust, maailma algusest, kust tuleb teadvus, mingid küsimused. Siis see tehisaru täiesti tal on nagu oma roll ja on tore, et ta on meeldiv. Aga just, et nüüd tulles see teise asja juurde, siis sotsiaalmeedia puhul väga õigesti ütlest on ju, see tekitab need filtrimullid, aga mida tehisaru teeb, ta võimendab veel neid, sest nüüd muidu sotsiaalmeedias sa said otsida ja laikida endale sobivaid postitusi, aga nüüd sa saad lihtsalt oma arvutis või oma telefonis rääkida ja see tehisaru nagu võimendab seda, mis sina arvad ja võimendab. Nii et ta on nagu mõnes mõttes sotsiaalmeedia steroididel. Sest ta on täiesti isikustatud nagu sinu täielik partner, kes võimendab seda, mis sul on. Ja kui sul on head kavatsused ja sa oled nutikas inimene ja sa küsid ainult nutikaid küsimusi näiteks mingi ettevõtluse kohta, siis ta võimendab seda. Aga kui sul on tugev kallutus, mingisugune näiteks poliitiline või isegi veel ekstreemsem asi, siis ta võimendab seda. Ja kui sa oled noor inimene, sul on väga mustad mõtted, sa oled depressioonis, sul on väga-väga mustad mõtted, siis see tehisaru võimendab ka seda ja neid juhtumeid on ka juba piisavalt. Nojah, mina olen ka alati nagu küsinud, et mis asi see tehisaru nüüd on, et kas ta on nagu tüüpi elektrijalgratas oma olemuselt, et pedaalid ja sa lähed kiiremini edasi, eks ju, või ta muudab veel, et ta kindlasti muudab, ma ise arvan, et ta kindlasti muudab väga palju tööturul, eriti noorte inimeste jaoks, sest esimesed töökohad üldiselt paljudes valdkondades on ju see, et pane mulle see pakk paberit kokku, otsi mulle see materjal, too need asjad ära, tee need asjad ära. Et ta tegelikult võtab selle kokkukorjamise materjali või osa sellest tööst võtab ära, eks ju, mis tähendab seda, et sa pead olema juba päris osavam ja ütleme nagu tehisaru nagu pidevalt kasutajad, ettevõtjad, kes sellega igapäevaselt tegelevad, ütlevad, et see pilt on muutunud selliseks, et sa nagu oleksid pidevalt väikse firma juht, et sa paned 10 asja kogu aeg tööle, siis muudkui vahetad switchid erinevate või vahetud nende ülesannete vahel ja kogu aeg töötad, on ju. Et see ei ole kuidagi vähem stressirohke, eks ju, aga ta töötab. Aga neil, kellel on tõesti mingid kavatsused või mingid oskused, sa tõenäoliselt aitab kiiremini edasi saada, eks ju. Aga neile, kes alles otsivad maailma, väike risk on tõepoolest, et ta mitte ei aita nagu sõnastada küsimusi, vaid ta hakkab andma juba vastuseid, mis viivad tegelikult nagu kuhugi rajale, eks ju, et see veidi on nagu see oht küll, eks ju. Aga mis selle vastu aitaks? Jah, ja see on tegelikult küsimus, et mis näiteks siin Eestis peame tegema, eks. Sest tulles tagasi veel probleemi juurde, et väga kenasti sa ütlesid, et kas tehisaru võiks kokku viia. Ühesõnaga rääkisime sellest, et tehisaru tegelikult arvamusi viib lahku. Aga teine asi, mida me praegu juba natukene näeme ja oleme nüüd kompinud seda, on see, et tõesti ta teeb need, kes on juba nupukad ja osavad, neid teeb veel võimsamaks. Aga need, kes ei ole nii, neid teeb viletsamaks, neid ta võimendab seda nii-öelda ebavõrdsust ka, on ju. Ta on võimendi. Ja seetõttu ma arvan, et see ongi seega, miks Eesti AI algatus ellu kutsuti, on, et tegelikult, et meil ei oleks seda meie riigis, et neid, kes ei oska üldse kasutada ja sellest kaotavad. Lihtsalt täpsustada ka see, ei oska kasutada, selle alla ma pean selle silmas, et näiteks õpilane kopeerib lihtsalt oma vastuse tehisarust või töötaja lihtsalt annab oma tööülesande tehisarule ja lihtsalt kopeerib seal. Et see ei ole mitte, see on mitte oskamine ja see võimendab ka seda vahet. Nii et me tahaksime, et iga Eesti inimene tegelikult, tal on baasoskused, et ta saab aru, et kõike oma asju ma ei tohi tehisarule anda. Ma pean kasutama tehisaru nii, et kasutan partnerina, kes võimendab minu tugevusi, aga samas ka aitab mul edasi mõelda seal, kus ma ise ei oska. Ja kui me sellised oskused suudaks anda, siis ta oleks lootust, et ta nagu kõike aitab natukene edasi. Aga me ei ole praegu seal. Mulle ka tundub, et mind isiklikult kõnetas enne seda Eesti AI nagu Eesti tehisaru ürituse tegemist oli see vist Sten Tamkivi ja Taavet Hinrikuse või
kui ma nüüd õigesti mäletan, üks tekst või noh, siuke lühike tekst, kus nad kirjutasid teistele, eks ju, et noh, uute tehnoloogiatega ja ma olen nendega nagu väga nõus, juhtub tihtipeale nii, et kas väga vähesed saavad väga kiiresti väga palju või siis kõik saavad nagu natukene edasi. Ja noh, ütleme, mina ei ole olemus, et ma pigem inimesena usun sellesse, et kui sa pingutad rohkem, magad vähem, noh, soovitan kõigil muidugi magada korralikult, eks ju. Parajalt just ja töötad rohkem, loed rohkem, õpid rohkem, pingutad, noh, ühesõnaga sa tegelikult oled selles tsüklis, näed rohkem vaeva ja võib-olla muule elule kulub vähem, siis on tegelikult täiesti vastuvõetav, et sa nagu saad ka rohkem, eks ju, noh, ütleme, kes teeb rohkem tööd, see saab ka rohkem palka, eks ju, või rohkem preemiat või jõuab kaugemale või noh, see on nagu normaalne asjade käik, eks sa annad midagi vastu. Ja me tahaksime, et Eestis nagu kõigil on võimalus pingutada, teha just, ja jõuda. Ja? Aga tehisintellektiga või tehisaruga ma tahaks, ütleme, jõuda täpselt sellesse, mis sa kirjeldasid, et kui me anname inimestele need esimesed oskused, et noh, meie inimesed ikkagi võrreldes ka maailma keskmisega, tegelikult me tõstame seda Eesti nivood, et noh, see on uus tehnoloogia, mis igal juhul muudab, noh, ta muudab, ütleme, majanduspilti, muudab julgeolekupilti, kõike muud ja kordisti täpselt nagu sa ütled, ta kordistab, võimendab kõike seda, mis on, eks ju. Et kui sa annad inimestele oskused, siis saab ainult loota, eks ju, et inimesed oskavad neid targalt kasutada. See on täpselt nagu küberhügieen lõpuks, eks, et nagu PIN 1 ja PIN 2 ei anna igale esimesele küsijale, eks ju. Et aga noh, ma mõtlengi, et kui sa nagu mõtled selle peale, et ütleme, et noh, näiteks hariduses me oleme nüüd alustanud selle tiihüppega, eks ju. Ja noh, õnneks seal on selline nagu metoodika, kus pigem küsitakse küsimusi, mitte ei anta vastuseid, on ju. Aga kuidas sa kujutad ette, kui noh, lapsed tänapäeval hakkavad nüüd juba nagu vaikselt selle tehisintellektiga paralleelselt liikuma, noh, ta ei ole veel nii levinud, eks kõikjal tasandil, aga eks ta vaikselt levib, eks ju. Et mis asjad need on tegelikult, millega nagu vanemad peaksid lastega vestlema, et noh, et kuhu sa nagu jõuaksid, et see tegelikult see, kes sulle seal vastab, et noh, see tegelikult on masin, kes püüab sulle meeldida, et kuidas seda mõista. Sest noh, see on samamoodi nagu, ma ei väida, et AI on kommionu jumala eest, aga selles mõttes see on masin. Noh, veidi ta tahab sulle meeldida, eks. Talle võib-olla ei ole neid kavatsusi, aga noh, võib-olla raha võtaks ära. Ei, no kui me vaatame ka ja seda on teadlased ka näidanud, et ikkagi tavaliselt need tehisaru nii-öelda partnerid või kaaslased, need programmid on meelega loodud nii, et nad hoiaksid sind kauem kinni. Sellest tõus, et kui sa hakkad ütlema, et ma nüüd lähen, siis ta ütleb, arutame natukene veel ja kõik sellised trikid on ju. Nii et seal on need suured probleemid ja me tahaks muidugi, et igas peres see teadmine jõuaks, aga siin tundubki, et noh, me teame juba, et on ju perede sotsiaalmajanduslik taust väga erinev ja osad pered lihtsalt ei ole võimelised võib-olla ise seda infot andma, et seetõttu tundub, et see võrdsust vähegi hoida, peame me seda teadmist, kuidas tehisaru kasutada andma läbi koolisüsteemi. Sest mõnes mõttes me oleme näinud seda ka nutiseadmete ja sotsiaalmeedia korral, et ja on peresid, kus on kõik okei, sest lapsevanemad viitsivad selgitada ja tegeleda, on teisi peresid, näiteks raskema sotsiaalmajandusliku taustaga, kus nagu siis lapsed, nad ei teagi, et üldse teistmoodi saaks, sest nendeni ei ole kunagi see info jõudnud. Et ma arvan, et me tahaksime õppida sellest, mis oli, teha paremini riigina ja võib-olla tõesti nagu, noh, et ta võiks juba põhikoolis võiks olla nagu mingi, et iga põhikooli laps nagu saab aru, et see ei ole inimene, ta saab aru, et need tehisaru algoritmid võivad eksida ja annavad vastuseid, mis meeldivad ja nad saavad aru, miks sa pead ikkagi ise ka õppima ja tegema, mitte kõiki vastuseid tehisarule andma, sest noh, siin on neid uurimistöid on Eestis ka tehtud, kus me näeme, et juba põhikoolis on täiesti suur protsent õpilasi, kes nagu annabki, lihtsalt kopeerib oma vastuseid tehisarust. Väga huvitav. Mina mõtlen, et noh, ütleme, ma mäletan koolist ka seda ja kuidas ma võitlesin sellega nagu oma hinges, ega mul kellegi sellega teises võidelda ei olnud, eks ju, aga ma nagu mõtlesin kogu aeg, et miks pagana pärast ma seda kõike pean meelde jätma, see oli nii tüütu, see oli ausalt nii tüütu. Kas sa nüüd tead? Ma endiselt olen kahe vahel, ma tunnistan veidi olen kahe vahel, sest ma üldiselt palju asju saan ka järgi vaadata ja noh, ma mäletan, kuidas me geograafia tunnis, eks ju, kõik oli tore, eks ju, pidime õppima Ida-Saksamaa söökaevanduspiirkondi. Okei, tänapäeval lapsed seda ei pea õppima, eks ju, aga no ma südamest loodan. Aga ma mõtlesin, miks? Viin karjusega, mõtlesin, et okei, ma teen selle ära, et ma saan nagu edasi. Noh, küll tuleb vahetund ka, eks ju. Aga noh, tänapäeval ma pigem sõnastaks, kui mul peaks lapsele seletama seda, ütleks, et noh, et sul oleks nagu mingi noh,
ütleme, maailma baasteadmised olemas, et sa saad sõrule tulevat infot enam-vähem nagu kuidagi kriitiliselt sellega võrrelda, eks ju. Vähemalt püüda oletada, kas see võib vastata tõele, mida sulle nagu pakutakse, eks. Noh, umbes nii. Jah, et see on üks hea vastus ja teine vastus, mis ma soovitan sulle anda ja kõigil kuulajatel ka on see, et ütled, kool on ajutreening. Ta on ainus väga hästi tõestatud ajutreening, mis tõesti ka nagu nende aastate jooksul tõstab IQ-d, tõstab nutikust. Ja miks ta seda teeb? See ei ole peamiselt need sisud, need konkreetsed sisud, vaid see on see protsess. Ja kui tahame, et iga õpilane, ma saan aru, et see oli väga raske tundub. ei, aga ütleme, et kas sa tahad olla, sina võib-olla oled entusiastlikum selle protsessi suhtes, mina mõtlen, et no ega ma ei pea kogu selles protsessis nüüd osalema. Ei olegi nii, et kogu selles, aga mõte ongi sellest, et me ütleme õpilasele ja see on nii näide oli nii hea, et on ju, tark inimene on ju, aga sina täpselt ei tea, et miks oli vaja õppida, on ju. Aga me tahaks, et nüüdne generatsioon, muuseas mina ka ei teadnud kooli ajal, miks õppida, ma õppisin ka seda hiljem, aga et nüüdne generatsioon kõik saaks aru, et õppimise puhul on tähtis see, et kui sa teed neid asju, mis on natuke keerukad, üritad meelde midagi jätta, üritad aru saada, üritad matemaatika ülesannet teha, asjad, mis on keerukad, need kõik arendavad sul siin ajuprotsesse. No, nagu sa kirjutasid, et mõtelda on valus, et see ei ole mõnus. Mõtelda on valus ja vastik ja me täiskasvanu on seda väga raske õppida. Et kui sa ei ole seda koolis nagu neid asju proovinud ja sa ei oska mõelda, siis sa pärast on väga raske seda teha, väga raske seda oskust õppida. Aga koolis sul on selline nii-öelda mänguväljak, turvaline mänguväljak, sinu ainus ülesanne on üritada natukene oma aju arendada ja neid väikseid protsesse õppida selleks, et olla võimeline ise mõtlema. Nagu ma siin raamatus kirjutan, olla vaba. Ja see on see kõige lühem sõnum, et mida me tahaksime, et iga õpilane saab arugi, et need sisud, mis koolis õpetatakse, võib olla, et sa pärast unustad ära, aga mis sa selle käigus said, oli see protsess ja need ühendused, mis sa ajus kujundasid. See oleks nagu, ma ei teagi, ma praegu tulen see näite peale, et võib-olla see ei tööta täpselt, aga et kui sa treenid, ma ei tea, rattasõitu näiteks, et siis ei loe ju see, kus sa kõik need sõidud teed, et sul ei pea meeles olema, et nii 200 kilomeetrit sõitsin seal, siis ma sõitsin seal, et sul ei pea kõik asjad meeles olema. Tähtis on see, et kui sa siis lähed sellele mingile suure rattavõistluse, et sa oled tegelikult oma need sõidud ära teinud. ma saan analoogiast aru ja ütlen kohe vahele, see ei ole kohane märkus, aga ma ütlen, mina ostsin ratta ja 2 nädala pärast läksin võistlusele. Võib-olla sul oli mujalt oli trenn ma lihtsalt läksin niisama. Inimesed on erinevad, aga ma arvan, et see ei olnud hea idee. Või see ei olnud hea idee. Aga just, et iga trenni puhul ka, et meil ei ole täpselt vaja teada, kus ma tegin, mitu harjutust ma täpselt tookord tegin, neid asju ei pea täpselt mäletama, vaid see on see, et kui sa treenid, siis sa arendad oma lihaseid korra järel ja see vajab natukene aega, välja arvatud siis, kui sa lähed 2 nädala järel. Ja see ei lõpe hästi. Okei, väga hea. Midagi halvasti juhtuda. Et kõik teavad, et see ei tohiks nii teha. Ei tohiks, jah. Ja me samamoodi siis tegelikult on ju, me ei tahaks ka, et meie noored on nii, et on ju tahavad saada ettevõtjaks, siis kogu aeg terve kooli aja teevad kõik tehisaruga ja nüüd tegelikult siis on tähtis meeting investoritega. On ju, nad on 25, nad ei ole koolis midagi õppinud, kõik tehisaruga teevad tähtis meeting investoritega. Ja nüüd nad teevad samamoodi nagu sina. 2 nädalat enne võib-olla saad aru, see on ju restoranis nagu päris asi, et kuidas ma seal nagu intellektuaalse muljetan. Tead, mis nad teevad? Nad tõenäoliselt võtavad selle, lasevad sellel AI-l kirjutada skripti ette, siis nad ütlevad, et nimeta nagu 10-15 nagu olulisemat küsimust, mida küsitakse, on ju, siis pane 2 head nalja meie eluala kohta ja tee mulle see taust, on ju. Seda faili on palju rohkem, kui ütleme 10 aastat tagasi oleks suutnud keegi seda faili teha, eks ju. Absoluutselt, seda nad võivad ka teha. Aga ma möönan, et seal on teatud nagu risk, et kui elekter ära läheb, siis see värk ei tööta. Ja või lihtsalt see, et see söögilauast tuleb mingi muud teema, investor küsib midagi täiesti muud ja siis kui
kuidas sa vastad, kui sul ei ole tegelikult nagu, sul ei ole ühelt poolt ei ole teadmisi, teiselt poolt sul ei ole ka oskust nagu siis ise nagu mõelda nagu seda vastust seal koha peal välja. See on see probleem teadmistega ja mõtlemisoskusega. Ta ei paista välja ja me ei saa aru sellest, et me oleme tegelikult koolis nagu targemaks saanud ja ülikoolis targemaks saanud. Meil jääb mulje, et mul ei olnud seda teadmist vaja. Tegelikult me oleme kogu aeg tohutult üles ehitanud endal seda masinavärki siin ajus, eks, aga ta ei paista välja. Kui sa teed kõvasti trenni, siis paistab välja. Aga need, kes on targemad, ei ole nagu suurema peaga, nii et ta ei paista välja, siis meile mulje, et me ei ole midagi õppinud. Tegelikult me õpime ja tegelikult kool ja eelkõige ise pusimine on selle jaoks tähtis. Et kui me kaotame selle, et inimesed nagu ise pusivad, no siis nad vaimselt enam ei arene. Et sa võid küll lasta tehisarul asju ära teha, aga nagu ma siin raamatus ka ütlen, et siis sa oled ajuvaba. Mitte sul ei ole vaba aju. See on väga huvitav, nii et sa üldiselt annad nendele kannatustele, mis noorematele kolleegidel on koolis ja ülikoolis, annad nagu teise tähendused. See tegelikult see piin nende faktide läbi närimisel ja vaidlemisel on tegelikult nagu mõttekas tuleviku jaoks. Ta loob sulle selle treenituse ja võrgustiku, et sa saad aru, kuidas nagu kokku panna asju. Ja just täpselt, et siin tuleb tagasi selle aju treeninglaagri juurde, eks. Et ta on nagu aju treeninglaager, et sa lähed sinna treeninglaagrisse. Tegelikult ei ole vaja nagu teha nagu 3x100 kätekõverdust või midagi taolist. No tegelikult see ei ole nagu, miks seda peab tegema pärast ilgelt kehva olla ja nii. Aga see on sama kooliga või mingite keeruliste ülesannetega ka, et sa teed seda ja siis see tegelikult su aju saab sellest midagi. Aga ütle siis nii-öelda, kas sa arvad siis, et fakte kui sellised on vaja õppida või tulevikus saab neid tehisarult? Ma ütlen provokatsiooniliselt ei küsi, aga kas tegelikult fakte endaid, kas vähem tähtis on, mida sa siis õpid, kui iseenesest see protsess sinu vaates tegelikult teadlasena? Kõige tähtsam on protsess. Aga veidi võiks oluliselt olla ka... Ei, sellest, et sa ei saa ju seda protsessi läbida, kuidas sa saad nagu mingit arutlemise õppimist teha, ilma et sul on ka mingid faktid või meeldejätmist teha, ilma et sul on midagi, mida meelde jätta. Et faktid on nagu oluline osa, aga ta lihtsalt, need faktid võivad natukene muutuda ajas ja natukene muidugi õpilased on normaalne, et nad mõtlevad, see on iganend värk juba. Aga veel kord, et faktid on lihtsalt selleks, et toetada seda protsessi. Faktid on nagu, ma ei tea, hantlid. Et sul on vaja neid, et nagu tugevamaks saada, aga see asi ei ole nagu selles, et see hantel oleks kõige tähtsam ja sa peaksid seda endal kodus kapis hoidma, klaaskapi taga, vaid et ta aitas sind selles protsessis. Nii et mõnes mõttes, et faktid on nagu väiksed tööriistad, mis aitavad meil nagu pingutada ja erinevaid neid oskusi omandada. Ma mõtlen just praegu selle peale, on sõpru ka, kes käivad mälumängus, et kuidas nende tulevik välja näeb, eks ju? Iga ühel oma ja selles suhtes, et... Ei, ma ütlengi, et küllap nemad nagu naudivad seda faktide protsessi ka. Ja see ongi tähtis, et selles suhtes, et inimesed naudivad erinevaid asju. See on okei, aga kõige tähtsam on, et me saaksime aru, et selleks, et inimesed üldse jõuaks sinna, et nad õpivad mingeid asju nautima, nad üldse saavad aru, et mulle meeldib mälumäng näiteks või mulle meeldib rattasid. Selleks on vaja, et nad nagu õpivad mõtlema. Ja me tahaks, et nagu Eestis kõik õpivad mõtlema ja õpivad ennast tundma, õpivad tehisaru kasutama, et ise ennast ja oma tugevusi võimendada. Ja samas sa vist oled ise ka öelnud kuskil, et see igavus on nii-öelda loovuse väetis, et inimene peab istuma. Mina üritan ka oma lapsele seletada või lastel on jõudumööda seletanud. Et teil on igav ja nad juba teavad, ja ma tean, et see on hea mul ajule ja ma juba tean. Aga seda öeldakse selle häälega, nagu auataguse häälega, et ära jälle hakka rääkima neid revolutsiooniveterani lugusid. Aga sellest tähtis on, et sa jääd selle asja juurde. Mul on ka kodus, mul on ka nagu, nüüd poiss enam ei käi, ta teab juba seda vastust. Aga muidu oli ka, mul on nii igav. Mine diivanile pikali, mul on nii igav. Mine pikali. Ja siis on ju, lätsusaja pärast läheb ja siis tuleb mingi mõte ja ehitab on ju legodest näiteks. On ju. Ja siis ma ütlesin talle mingil hetkel juba, sa tead, meil on iga kord sama vestlus. Sina ütled, sul on igav, mina ütlen, mine diivanile ja sa lähed lõpuks legosid ehitama. Nii et teeme nii jälle. On ju. Aga just, et jällegi, et see on üks asi, mis
tänapäeval on, et lihtsalt meil on nii palju teha, on ju, meil on tööl palju teha, meil on palju sotsiaalmeedias vaadata, meil on tehisaruga palju rääkida. Et siis inimesed nagu arvavad, et nagu et sa võid selle nii-öelda igavuse aja täitsa ära võtta või sellise lugelemise, mulutamise aja ära kaotada. Tegelikult oleks parem seda natukene ikkagi jätta, et tihtipeale need head mõtted ja huvitavad mõtted, mis on ka innovatiivsed, tulevad just seal. Nii et ja teine asi on see, et siis see on tegelikult see koht, kus aju tegelikult puhkab, et see nagu lihtsalt oled natukene. Et ma arvan, et see on oskus, mida me peame ka oma noortele õpetama ja mis mõnes mõttes siin tehisaru ajastul saab isegi nagu tähtsamaks. On ju. Sest meil on veel rohkem töövoogu, infovoogu, aga kõige tervemad on need inimesed, kes õigel ajal oskavad ka välja lülitada ja puhata. See muuseas vist on, ma just tahtsingi küsida, et millised oskused on nagu selles tänapäeva maailmast tegelikult nagu hästi olulised. Mulle tundub vist, et see võime ütleme, astuda sellelt ma ei tea, mis iganes infovoo karusselilt korra maha on nagu ülioluline. Vaimse tervise jaoks, ütleme, et isegi mina erialaselt ma nagu tean, et ma nagu loen teatud hulga nagu informatsiooni läbi, osa olen sunnitud lugema, eks ju. Aga ma tean, et tegelikult teatud hetkest alates ma ikkagi ütlen, et nüüd nagu aitab. Et sa pead saama nagu midagi välja lülitada, sa pead tegema muid asju ja kui sa ei saa, siis sa tegelikult nagu su fookus ikkagi ei ole nagu enam sellel tasemel, võib-olla nagu vähe puhanud või midagi muud. Ja mina tajun täpselt seda, mis sa kirjeldad, et ega mõtted näiteks tihtipeale hoopis õigetele asjadele tulevad hoopis teises kohas, et näiteks trennis, ma ei tea, umbes 45 minutit et trenni ära, siis hakkab juba nagu mõte hakkab õiges suunas liikuma, su keha on kornatud, tegelikult sa mõtled hoopis teisi asju, on ju. Et sul nagu mõte läheb mujale, eks ju, et see on nagu hästi oluline. Aga mis oleks nagu hea nagu selline nagu viis ennast välja lülitada või kas peaks nagu inimestel peaks ütlema näiteks lastele, et 2 tundi internetti ja rohkem ei ole või mis sa nagu soovitaksid? Mis selles maailmas tegelikult nagu sellised nii-öelda nagu, ma ei mõtle nii otseselt praktilised, aga sellised kompassid võiksid olla? Eks natukene on igaühel oma ka, et eestlasel tegelikult ju meil on nagu ikkagi keskmiselt väga tugev suhe ka loodusega ja nüüd võime nagu lootusrikkalt vaadata sinna suve poole, on ju, et igal suvel muuseas vaatame lootusrikkalt. Eks see, tuleb valida. Aga mõte on selles, et suvi iseenesest pakub neid tegevusi, mida eestlane peaks ka julgelt edasi tegema. Et enamik meist ikkagi on nagu olnud maal aias ja midagi teinud natukene ja tagasi vaadates võib-olla osad tegevused tunduvad ka mõttetud ja rumalad, aga me otsime sellist tegevust, kus me ei mõtleks töömõtteid, vaid saaksime justkui kohal olla, logeleda, lihtsalt mõtte ära lasta ja see võib olla erinevatel inimestel erinev, aga suvi lihtsalt pakub neid, et kes on aiamaal, kes on metsas jalutamas. Mina ise ootan juba, et on ju umbes 6 aja pärast saab minna esimesi kukeseeni otsima metsa. Sa käid seeni korjamas? See on tegevus, mille ma õppisin alles nagu viimastel aastatel, aga väga hea rahustav tegevus. Kes tahab, käib saunas, see on eestlase tüüpiline selline koht, kus sa saad mõtted vabaks, on ju. Minu enda jaoks üks suvine tegevus on veel ujumine, kus sa lähed ja sa oled seal meres ja nagu kõik muu kaob, eks. Aga võib ka tavalisemad asjad olla, on ju mõne jaoks on see lihtsalt pikad jalutuskäigud, teisel jooksmine, aga siin juba jõuamegi sinna, et jooksmine ei ole igaühe jaoks, et kui sa ei ole nagu treenitud, sa ei ole vormis, siis jooksmise ajal sa ei logele, vaid sul see hing ripub paelaga kaela. Ja sa oled näost punane, hingeldad ja mõtled, et see peaks läbi saama, eks ju. Ja et sul on vaja siis tegevust, kus sul ei ole ebameeldivaid mõtteid ega töömõtteid ja natukene tuleb siin nagu seda asja igal ühel otsida, aga kõige tähtsam on, et me nagu üritame seda leida ja ka oma lastele pakkuda mingit taolised asju. Võib-olla see peakski olema üks soovitus, mis tänapäeval antakse selles infovoos, sest see on nii küllastav, nii läbitungiv, eks ju, et inimesed võtaksid lihtsalt nagu veidi aega nagu enda jaoks ja ma arvan, et võib-olla tööandjad ja ütleme, et eriti need inimesed, kes teevad tööd, kus tööaeg ei ole normeeritud, sinul ei ole tööaeg normeeritud, ilmselt sa pead 8-5 seda tegema, eks ju. Ja ütleme, ka nemad tegelikult otsiksid võimalust aega, et sellest tsüklist välja pääseda, sest ega ma ei arva, et üks töö on teisest kuidagi nagu kehvem või parem, eks ju, et normeeritud tööaeg võib-olla mõnevõrra on jälle parem, eks ju, sa oled selle aja ja muu aeg on sulle endale, aga teisest mõttest jälle, kui sa oled normeerimata tööaega, ühesõnaga nagu enamuses tänapäeva maailmas, sa teed juba 15 asja korraga kogu aeg. Ja kogu aeg sa pead sellest karussellist välja saama, eks ju.
ja kui ma käin ettevõtetes rääkimas, ma tavaliselt ütlen ka, et lubage nagu oma töötajatele seda, et nad tegelikult ka töö ajal näiteks 15 minutit vahepeal logelevad või molutavad. Aga kas see tänapäeva logelemine, molutamine, vabandust, ei ole see, kui inimene võtab telefoni ja just, see on see järgmine asi, mida taas ütlen, et see ei ole logelemine ja molutamine. Sest et ja vahe on väga selge, eks, et logelemise ja molutamise all me tahaksime, et inimese see nii-öelda mõte liigub täiesti vabalt, aga kui sa võtad nutiseadme, siis su mõte ei ole vaba, vaid nüüd sa keskendud sellele, mis sealt... No algoritm jälle ütleb sulle, mis sa tegema pead. Aga just see sisu väga domineerib ja kui me aju vaatame ka, siis on erinevad protsessid lihtsalt, et kas sa nüüd töötad midagi, jätad meelde või siis seal lihtsalt täiesti vabalt liigub see. Aga mida sa näed ajus, inimese ajus, kui ta nagu ütleme, et üks kahest ma vaatan näiteks neid reelse või mis iganes need lühivideosid või teine variant, ma vaatan kaugusesse, kuidas männid sahisevad, lain loksub, kõik on hästi. Jah, et see üks põhivahe, mida üks meie teadushüpotees on see, et sul, kui sa töötled asju, siis on üks ajupiirkond, mis on väga tähtis, on hipokampus, mis on vajalik mälu salvestamiseks, eks. Ja kui me õpime midagi, see lülitub sisse, kui me vaatame reelse, see lülitub sisse. Aga kui me nüüd niisama logeleme, näiteks pikutame, jalutame, siis see hipokampus mitte enam ei võtta informatsiooni sisse, vaid ta justkui saadab seal ajus laiali väikeseid pakette. Ja mõte on selles, et mis ta teeb, siis ta nagu kordab teatud erinevaid teadmiste tükke ja see läbi on võimalik, et sul nüüd tekivad siin ajus täitsa uued mõtted, mida sul ei oleks saanud sellest sisendist tulla. Ühesõnaga, sinu enda sisemised teadmiste tükid saavad nüüd kombineeruda teisel viisil. Nüüd, see on üks selline näide, mida meie ise oleme natukene uurinud. Ja mis tõttu me saame öelda, et seal on tõesti, et see on teistmoodi protsess ja me tahaksime seda võimendada. Kas sa seda, ütleme, tänapäeva eriti sotsiaalmeedia, ütleme, online-meedia kõige muu valguses näed ka, et inimestel tekib selline, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, fear of missing out või mis iganes see on, eks ju, et see nagu kogu aeg pead jälgima, kogu aeg püsima. Ja kui sa ei kasuta seadet, sa oled ärevuses, kui sa kasutad seadet, sa oled ärevuses, eks ju. Et see nagu süuke mingi, nagu süuke veidi süuke nagu pabina tase tõuseb, eks ju vist. Ja, et see on täitsa kirjeldatud fenomen ja nii suurtel täiskasvanutel kui ka eriti siis noortel. Ja ma arvan, et mõnes mõttes kõik natukene kogeme seda vahel, et ma ise võib-olla viimati kogesin seda väga tugevasti Ukraina sõja alguses. Et sa vaatad neid uudiseid ja siis nagu... Ukraina sõda, COVID, kõik need asjad olid täpselt need etapid. Et siis sa vaatad kogu aeg üha rohkem ja kui sa paned ära, et äkki nüüd just midagi nagu sündis on ju. Aga on inimesi, kes siis nagu, kui kuulajad, vaatajad on seda korra kogenud, siis mõelge, et on inimesi, kellel see kogu aeg, et sa ei saagi ära panna nagu. Ja paljudel noortel on see, et osade noorte see sotsiaalmeedia aeg, seda lähebki sinna 8 tunni peale, 9 tunni peale, 10 tunni peale. See lihtsalt see kogu aeg on see, et sa jääd millestki ilma. Ja minu sõnum alati nii noortele kui ka täiskasvanutele on mõte selle peale, et kui sa oled kogu aeg online ja kogu aeg jälgid, sa jääd ka millestki ilma. Sa jääd ise endast ilma. Selleks, et nagu aru saada, kes sina oled ja ise endaga nagu õigel joonel olla, pead sa vahepeal nagu mitte olema online ja mitte olema kogu aeg midagi tegema. Sa pead olema niisama, eks. Ja teine sõnum on, et meil ei olegi võimalik kõike järgida, meil ei ole võimalik kõike kogu teada, ütlemegi selle, nagu sa ise ütlesid, et on piir ja et me teame, et mingil hetkel me paneme ära ja siis, kui me ära paneme, siis me tegelikult teeme oma aju jaoks teene sellega. Huvitav, kas see soovitus, kui sa seda ütled, kukub nagu vastuvõtlikele pinnasele ka, kas inimesed hakkavad selle peale mõtlema või mõtlevad, et andis soovituse, see on nagu tervisliku toitumise värk, eks ju, meestele öeldakse, et sööge rohkem salatit ja asju ja mehed nogutavad alati ja siis lähevad söövad ikka seda, mida nad söövad. Ja, eks ta on, mõtleme niimoodi koolis käia, nagu just see nädal käisin on ju siin, kus olid ka 7. 8. klassis, kes sind kuulab ja niimoodi, aga ma olen sellega juba harjunud, et mu mõtteviis on see, et kui ma muudan osade laste mõtlemist, siis see on juba tugev. Kui ma annan selle üldise info,
siis see on ka juba hea. Ja on olnud neid juhtumeid, kus siis pärast loengut keegi tuleb, ütleb, ma kustutasin ära oma TikToki. Eks? Harva. Okay. See ei ole nüüd, ma ei saa öelda, et see on massiliselt. Eks? Yeah. Aga mida ma tahan öelda on see, et tegelikult see probleem on, et meie noortel ei ole alati seda õiget informatsiooni, neil ei ole seda pädevust ja kui nad saavad aru, et tegelikult need algoritmid manipuleerivad neid, siis nad ei taha seda. No see nädal, kui ma pidasingi loengus, ma tõin uue näite, mida siin loengus ei ole, või vabandust, siin raamatus ei ole, et siin noortele, kujutage ette, et teile ilmselt kellelegi eriti ei meeldi koolisöök, on ju. Aga kujutage ette, et nüüd uuest aastast õpetajad mõtlevad välja, ahaa, paneme sinna koolisöögi sisse asja, mis tekitab sõltuvust. Ja siis te kõik nagu tahate koolisööki. Te istute seal ja ootate nagu tunni lõppu, et minna koolisööki sööma. Kõik tahate hästi palju süüa. Et kas oleks aus? Nad nõustavad, et ei, see ei ole aus, et ma ei taha seda, et mind manipuleeritakse ja petetakse. Ja mõtlen, et sama asi käib sotsiaalmeedias, eks? Et see natukene, et sa natukene vaatad seal, see ei ole paha, aga see, et sind manipuleeritakse nagu, et see võimalikult kaua vaataks, see ei ole okei. See ei ole aus ja tegelikult me ei taha seda. Me ei taha seda oma noortele, me ei taha seda riigina ja kui sa noori siis informeerid selle eest, nad saavad aru ja nad tegelikult neile ei meeldi, et keegi neid kontrollib. Ei meeldi, et õpetaja kontrollib, ei meeldi, et koolisöögile kontrollib, ei meeldi, et lapsevanemad kontrollivad. Tegelikult ei meeldi, et algoritmid kontrollivad. Nad lihtsalt tihtipeale ei ole seda mõistnud. Ma ütlen ka, et ilmselt kõik kohe ei jõua selle mõistmiseni, et kuidas tehnooptimismist jõuda tehnoreaalsuseni ja siis mõelda, mis sellega nagu teha. Et nagu sinu selles raamatus ka on, eks ju, et inimesed kipuvad omistama inimlikkust kohtadele ja asjadele, kus seda ei ole. Ja ütleme see, millega me tegeleme, on tegelikult hulk algoritme, millel on oma eesmärgid, selle looja eesmärgid, selle tellija eesmärgid, ütleme, on ju ka selliseid tehisintellekte, mida ju nii-öelda äppe, mida pakutakse, mis tulevad oluliselt odavamalt, eks ju, kui kõik need turul olijad. Ma ei hakka riiki nimetama, kus see tuleb, inimesed saavad ise aru, eks ju, kus ütleme ka narratiivid muutuvad, sest tellija on sõnastanud teistsugused narratiivid, eks ju. Et sellel hetkel väga paljud saavad aru sellest, eks. Aga ütleme... Praegu veel saavad aru. Praegu veel saavad, jah. Et ega küll ta muutub osavamaks. Aga ütleme nii, et ma küsingi seda, et ega siis tehnoloogia ja tehnoloogia areng, et seda saab ka kasutada nagu heaks, eks ju. Et ta võimendab halbu asju, nagu me just arutasime igast riske ja ütleme, tuleb osata aega maha võtta, mõista seda kõike ilmselt, eks ju. Aga sa oled ise ka öelnud, et teoreetiliselt võiks olla tehisarust nagu tulevikus lapse kõrval selline nii-öelda õpetaja, kes siis aitab tal küsida õigeid küsimusi. Ja see võib ka täiskasvanu puhul olla, sest me kõik vajame mingit mentorit või arusaamist, et sul on vaja nagu edasi areneda. Sa küsid küsimusi, sul on vaja ausat peegeldust, eks ju, kes ütleb sulle, et kuule selle värgiga sa vist nagu väga hästi hakkama ei saa. Ma vaatasin, eks ju, inimesed ütlevad seda, on ju. Või et see tuleb sul hästi välja, tee seda, eks ju. Et kas sa näed sellele ka nagu potentsiaali, et sellist kleepuvust, aga teadliku kasutaja kleepuvust, et me suudame ise enda suhtes objektiivsed olla, peeglit otsida ja lastele ka, eks ju. Ja, et see on see, kuhu suunas me tahame minna, sest ilmselgelt uurimistöö ja ka lihtsalt tavakogemus näitab, et kõige paremini areneme me siis, kui meil on see privaatne tuutor. On ju, et seda näitavad uurimistööd hariduse valdkonnast ja see on loogiline ka, on ju, et kui sul on inimene, kes saab sinule keskenduda öelda, näe, see on sinu nõrk koht, harjutame seda ülesannet veel, proovime nüüd seda ja nii. Sa arened kiiremini. Sama, nagu sa ütlesid täiskasvanutega, eks? Et see, et sul on kas treener, kui sa õpid näiteks tennist, või sul on siis treener, kes õpetab sulle, et näe, mõtlemises ära tee sellist sigu, kui sa kirjutad või võib-olla teed väljaütlemise, ära tee seda, ära tee. Meil on seda vaja, on ju. See on tähtis meie jaoks. See on see, kuidas me saame areneda. Ja see on põhjus, miks nagu väga tarkadel inimestel ongi väga raske edasi areneda tihtipeale, sest sul ei ole seda mentorit. Või Eestis on näiteks seda raske leida. Aga tehisaru nii-öelda ideaalvariandis, me ei ole seal ideaalvariandis, aga ta võiks olla nii, et sul ongi nagu see, igal inimesel on see assistent, kes aitab sind tõesti õigestes kohtades utsitada ja teistes kohtades ütleb, et kuule, ära nii tee või et näiteks, et siin ei ole mõtet sellel teemal praegu tülli minna, ei ole mõtet sellele asjale nii palju aega panna praegu, et selles suures pildis see ei tähenda nii palju. Selliseid asju võiks see tehisaru teha, kui me suudaks sellist asja nagu nõuda ja võib-olla ka arendada. See ei ole võimatu. Mis sa arvad, suudame?
no kui me Eestis nagu selle suuna võtaks ja nagu sellisele asjale keskenduksime, ma usun küll, et mis meid pidurdab. Praegu meid pidurdab natukene see on ju, et lihtsalt, et me ei suuda ise siin Eestis neid päris suuri keelemudeleid treenida. Aga üks võimalus on teha vastav partnerlus, me oleme T-hüppe raames näinud, et põhimõtteliselt need suurtel ettevõtetel on ka huvi nagu, sest me Eestina, me suudame teha asju, mida teised riigid ei suuda. T-hüppe raames on ju üks komponent on kogu see nii-öelda üldse T-hüppe nagu elluviimine, aga teine asi, mida ükski teine riik ei ole suutnud, on see, et teha see uurimistöö komponent, mida meil praegu on. Selleks, et seda nagu püsti panna, et uurida T-hüppe mõju, on sul vaja hästi palju asju läbida, sul on vaja hästi paindlik olla ja me oleme sellega praegu enam-vähem hakkama saanud. Nii et, et minna korporatsioonide juurde ja öelda, et me tahame sellist asja ja me oleme nõus andma vastu need asjad, me teeme sellist koostööd ja nii, ma arvan, et see on võimalik põhimõtteliselt. Ja teine võimalus on, et pushida rohkem seda, et me ei taha olla sõltuvad Ameerika ettevõtetest, surume seda, et Euroopas saaks teha neid mudeleid ja et võib-olla me täna ei ole veel siin, et me suudame neid ise treenida, aga võib-olla mõnede partneritega koos seda teha ja minna otseselt sinna, et algusest peale, et mudelid on inimkeskselt treenitud inimaru toetamiseks. Mis sa arvad näiteks, ütleme, ma saan aru, et muutusi on väga raske ette ennustada, aga mis sa arvad, kus me oleme sellega, sest 10 aastat tagasi me seda vestlust ei oleks sellisena pidanud, eks ju. Oleks olnud, meid oleks vaadatud kurioosseid tegelasi tegelikult, kes arutlevad asja üle, mida ei ole, eks ju. Ütleme, okei, midagi sellist nii-öelda inimvastused, nagu sa siin ka kirjeldad, on ka varasemast ajast programme olnud juba, eks ju. Aga mis sa arvad, kus me 10 aasta pärast oleme, et kas meil on kõigil siis nii-öelda isiklik assistent, kes siis vastavad sellele, mida me küsida oskame, assisteerib meid või on maailm palju hullemaks läinud, et nagu sa ütled, et see ongi veidi küsimus, kas sa oled optimist või realist, nagu Eestis öeldakse pessimistide kohta, eks ju, et kuhu see tee viib? Jah, tegelikult siin raamatus ütlen ka, et meil olemegi näiteks nagu sellisel kohal, kus meil on üks tee läheb ajuvabadusse. Joonist ka näidata, sa räägi, ma otsin joonis üles. Ja teine on nagu sellise vaba aju suunas, et need on 2 eri asja, mille vahe on väga väike. Ja praegu ma ise tunnen, eks ta seal lõpu pool on, ja praegu ma ise tunnen, et see nii-öelda default või vaikimisi me liigume selle ajuvabaduse poole, sellepärast et sotsiaalmeedia alustas seda, et me suudame vähem mõelda. No nii, kallid vaatajad, siin on hea joonis. Kurt Vonnegut rõõmustaks selle joonis üle. Vonneguti stiilis, aga Martini tehtud. Ja väga hästi tehtud. Hea selge joonis, täpselt 2 valikut. Just, ja et sotsiaalmeedia alustas seda, et me nagu pöörame üldiselt mõtlemisele ja sellistele tegevustele vähem rõhku ja me suudame vähem keskenduda. Ja nüüd tehisaru nagu võtab ära selle, et me nagu lihtsalt kogu aeg, kõik on vibe. Et vibe koodimine iseenesest pole halba, kui meil on ka vibe mõtlemine, vibe arvamine, vibe argumenteerimine, vibe riigi juhtimine. No siis ühel hetkel see on ajuvabadus. Aga et meil on praegu veel võimalik seda natukene ka liigutada ja see oli ka põhjus, miks ma selle raamatu kirjutasin, eks, et öelda, et ei, ühiskonnana ja riigina, võib-olla Euroopa Liiduna, meie ei taha selliseid lahendusi ja on raske võidelda nende suurte korporatsioonide vastu, aga me peame midagi tegema, nagu ütlema, et tegelikult on võimalik targemini teha neid asju. Ja ütlen veel kord, et nagu natukene ka nende suurte korporatsioonidega nagu siin T-hüppe raames koos töötas, ma näen, et eks nad tegelikult mingil määral on nõus ikkagi nagu ka asju teistmoodi tegema, et lõpuks nemad kardavad seda, et sul kaovad nagu kasutajad ära ja kui näeksid, kogu Euroopa nagu läheb teises suunas, eks nad siis ka nagu tulevad järele, aga siin peab see signaal olema. Ja peab olema see keegi julge, kes sõnastab selle välja, et okei, meil on vaja niimoodi teha. Ja ma ütleks ise ka, et ega ütleb minu kokkupuuted selle valdkonna inimestega on, et neis on ikkagi killuka alati idealismi ka, eks ju, et see ei ole üksiti nagu rahapump, eks ju. Ei ole, eriti töötajatega rääkides. Et see on idealismi on olemas ja tegelikult on ka ütleme digimaailma ja selle novaatorite avantgardi hulgas on ikkagi seda hoiakut, et aga äkki saaks ühiskonda veidi paremaks sellega muuta, eks ju. Veidi on nagu alati lootust. Ei, tegelikult on, ma ütlen, et seal ilmselt OpenAI-s Anthropic, kus igal pool on nagu
võib-olla enamik töötajaid isegi on seal sellised, kes läksid sinna, et nagu maailma parandada. Osad on lahkunud, sest nad tunnevad, et võib-olla see ei ole see, mis toimub, aga põhimõtteliselt seal on päris palju neid inimesi, kes tegelikult ka tahavad väärtust luua, lihtsalt osati on ka see, et nende asjade selgeks mõtlemine ei ole ju lihtne. Et ka nende jaoks võib-olla mõnele tundub isegi, et see kõik nagu toetab ja aitab maailma ja alles nüüd, kus tulevad uuringud sisse ja me näeme, et nagu see netkasu nagu ei pruugigi olla nii suur või üldse mõnes kohas on negatiivne, siis võib-olla ka nemad peavad nagu ümber mõtlema ja hakkavad ümber mõtlema. Nii et ma usun, et nagu lootusetus olukord ei ole, aga on vaja jällegi, nagu igal asjal on vaja neid eestvedajaid ja kes nagu ütlevad, et kuidas peaks tegema ja nii edasi. Ja noh, võib-olla see on üks Eesti võimalus siin nagu neid asju üritada sõnastada. Okei, me hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama, aga enne ma lihtsalt ütlen, et üks investor, Eestis hästi tuntud investor, kes investeerib sellesse valdkonda, ütles niisuguse mõnusa lause selles Eesti AI nõukojas, ütles kõigile, et kui ma veidi vabalt tsiteerin või ma seepärast nime ei maini, et ütlen lihtsalt, et see lause oli umbes selline, et üldiselt ärge muretsege, järgmised 6-12 kuud robotid maailma üle ei võta. See on päris hea. Nendele, kes tahavad näiteks pere planeerida. Aasta on rahulik, eks ju, aga nali naljaks, et ärge liiga süngelt ka maailma vaadake, eks veidi nagu Kurt Vonneguti vaimus ka, et veidi ikkagi Vonneguti vaim on selles suhtes hea. Aga ma küsin lõpetuse küsimuse ka. Ütleme, et elu oleks teisiti läinud. Saatuse tahtel sa ei oleks professori neuroteadlane, vaid peaminister. Mis sa teeksid peaministrina minu asemel? Mis on need asjad, mida sa arvad, et võiks ära teha? Mida võiks muuta? Mõnes mõttes me jõudsimegi diskussiooniga väga loogiliselt ka siia kohta, kus see vastus vähemalt praegu võib-olla see, et ta on praimitud tulebegi, et me oleme ju olnud ajalooliselt nagu need digiinnovatsiooni liidrid, aga ma ei tea, kas täna saame nagu öelda, et me igas aspektis seda oleme. Näiteks võtame nagu selle sotsiaalmeediasse suhtumised, teised riigid muudavad midagi, meie ütleme, et ei, me ei muuda midagi, et see ei ole innovatiivne. Et selle asemel, et võiksime öelda, et teised riigid võib-olla muudavad halvasti, proovime meie midagi teistmoodi teha. Ütleme, ettevõtjad, nuputage välja uusi viisi, kuidas lapsi päästa sellest manipuleerivast mõjust ja teha nagu paremat sotsiaalmeediat. Ja samamoodi tehisaruga, see on see, kuhu me jõudsime, et me mitte ei ürita olla need, kes nagu lihtsalt sebivad järgi ja üritavad midagi kiiresti leida, vaid üritame aru saada, mis on see meie selgroog, mis on meie Eesti nagu põhimõtted, mida meie tahaks ellu viia. Nad võivad ju olla ka lõpuks pikas perspektiivis saame aru, et valed, aga midagi peab tegema, mingi suunad peab võtma, innovatsioon sünnib siis, kui me julgeme ka eksida. Nii et võib-olla midagi taolist, ega ma ei tea. Ma panin juba kirja. Lähed VVTP-sse, mis on Vabariigi valitsustööplaan. Ei, ma arvan, et sul on täitsa õigus. Aga meil on vaja seda julgust, me oleme vahva riik, väga vahva riik, aga meil on vaja. Meil on hea sans tegelikult, ütleme ise teenäitajatena ka mingid teed juhatada. Aga selleks, et teed näidata, peab meil olema nagu, et kuhu suunas ja mis see suund on? Ma kardan, et see suund alguses on, nagu sa ütlesid, et tuleb ka kõvasti eksitusi tee peale. Ja see on okei, et me eksime, aga peamine, et me nagu üritame nagu mõelda välja nagu selgelt, et mis see suund on, mitte lihtsalt vaibida, vaid valida see suund ja minna sirge seljaga. Väga hea. See on väga hea kokkuvõte. Ja nüüd, kallid vaatajad, kuulajad, soovime teile kena päeva, õhtu, öö, hommiku jätku, kus iganes te olete, mis iganes režiimis ja uute kohtumisteni ja mina palun sult siis autogrammi teosesse. Siis ma saan hiljem, kui ma olen kunagi vana, siis ma saan selle eBay's maha müüa, endale pensionisamba soetada. Aitäh. Aitäh tulemast. Aitäh.